Lepneeme küla elanikuna ma tunnetan seda sadama mõju eelkõige niimoodi, et ma saan käia mere ääres jalutamas. Mul on 2 binoklit ja 1 pikksilm ja siis ma käin vaatamas laevu erinevaid. Mitte küll igapäevaselt, aga kui mul mingi vaba hetk on, et see on nagu otsene mõju, mida mina tunnetan. Tallinna Sadam on maineka organisatsiooni Ecoport liige. Et ega Muuga sadam ei ole ainulaadne siin Euroopas ja Läänemerel. Neid sadamaid on mitmeid, kes omavad täpselt samasuguseid probleeme. Ühelt poolt sadam, kes soovib areneda, teiselt poolt elanikud, kes tahavad säilitada võimalikult puhtana oma ümbruskonda, elukeskkonda. No huvitab see, et näha seda suurt territooriumit, mis teil on, kuidas see töö toimib ja natuke kuulda ka selle kohta, et kuidas selle õhusaastega olema hakkab. Ma eelkõige ootaks sellist arusaadavas keeles jagatud, mitte kuivi arve, mingisuguseid tehnokraatlikke lausekombinatsioone. Lihtne inimene tahab aru saada, et mis see nagu tegelikult tähendab. No meid huvitaks kindlasti, kuidas merevesi, merevee puhtus ja kvaliteet selle laiendusega kas kannatab. Võrreldes 80. aastatega on olukord tõepoolest oluliselt muutunud. Sadam oli rajatud kohta, kus ei olnud püsielanikkonda nii palju, kuid nüüd, kus kinnisvara arendus on saanud oma hoo sisse, elanikud tulevad järjest rohkem sadamale lähemale. Seoses sellega me peame lahendama koostöös kõiki võimalikke probleeme just nendega. Sadama juhtkond on käivitanud sellise koostöövormi nagu kohalike omavalitsuste ümarlaud. Ning, mis pole vähetähtis, on lihtsalt tavalistele inimestele, koolilastele, elanikele Muuga sadama külastuste korraldamine. Tere kõigile! Alustame oma ekskursiooniga Muuga sadamasse. Mul on tõepoolest hea meel, et te leidsite laupäevasel päeval oma peredega aega meid külastada. Muuga sadam on turvaliselt kaitstud, kuid ekskursioonid võimaldavad meil tutvustada elanikele meie sadamat seestpoolt. Tallinna Sadam on oma näited toonud ka teistele Euroopa sadamatele ja Euroopa meresadamate organisatsioon on tunnustanud selliseid näiteid nagu õhukvaliteedi seire, Muuga müraprobleemide lahendus, laeva jäätmete vastuvõtmise korraldamine. Need näited on toodud välja positiivsele lahendusena teistele sadamatele, kuidas teha asju õigesti. Üheks viimaseks keskkonnaliseks projektiks on Muuga Randvere küla 3. õhuseirejaama rajamine. See siin on 3. seirejaam Muuga sadama seirejaamade komplektis. Oli eesmärk, et katta kõik olulised ilmakaared sadama suunast, mis on oleks kontrolli all ja nüüd Randvere, kuna on suhteliselt suure inimeste arvuga küla siin ja siit on ka pretensioon aeg-ajalt Keskkonnainspektsioonile esitatud, siis oli see nagu viimane suund, mis oli nagu katmata mõõtmistega. Ja ta mõõdab kõiki peamisi saasteained, mis tulenevad naftaproduktide käitlemisest. Summaarsed süsivesinikud, väävelvesinik, aromaatsed süsivesinikud ja kaasneva komponendina on siia komplekteeritud peentolm. Ja suurusjärk on niisugune, et me otsime taga 1 miljonikku osa saasteainet, et see on umbes sama, mis otsida taga 1 hiinlast Hiinas. Et põhimõtteliselt tasemed on väga madalad, viisad on väga tundlikud. Selle 2 nädala jooksul on mõõdetud üks natuke kõrgem saastetase, mis inimestele on juba ninaga tuntav, aga tegelikult on ainult pool lubatud piirväärtuses. Andmed, mis siin mõõtjaamas kogutakse, laekuvad Eesti Keskkonnauuringute Keskus paiknevasse serverisse. See server kannab kõiki Eestis mõõdetud õhuandmeid. Seal toimub nende andmete kvaliteedi kontroll, töötlemine ja avalikustamine Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehekülje kaudu. Need näiteid, mida on tehtud turvalisuse tagamiseks Muuga sadamas, on mitmeid. Olulisena ma tooksin Muuga päästekomando varustuse investeeringud. Sadam on täna koostöös Päästeametiga ka täiendanud nii-öelda päästekomando tehnilist baasi ja seda osa me kindlasti tahame edasigi koos Päästeametiga teha, et tagada väga kaasaegne tehnika
Muuga päästekomando on Päästeameti jaoks varustatud üsna ainulaadsete seadmete ja vahenditega, sellepärast et arvestades just nimelt neid ohtusid ja riske ja neid võimalikke väljakutseid, millega Muuga päästjatel tuleb tegemist teha, nimelt siis asuvad Muuga komandos Eestis üsna ainulaadsed suure tootlikkusega pumbajaama konteiner, siis voolikukonteiner, kus on siis 2,2 kilomeetrit voolikut ja vahuaine konteiner, mis peidab endas siis 6 tonni vahuainet ja need kõnealused asjad on just mõeldud selleks, et võimalike õnnetuste korral sadamas ja ohtlike ainetega seotult oleks siis vajalik reageerimine kohe koha pealt võtta. Ja tegelikult päästekomando olemasolu sadamas on ainult selle ohutuse üks pool. Päästeameti tegelik eesmärk on siis luua tingimused selleks, et õnnetusi üldse ei toimuks. Aga rääkides nüüd sündmuste ärahoidmisest ja ennetamisest, on ennekõike meie jaoks oluline erinevate koostöövormide kaudu see, et sadamas tegutsevad operaatorid ja sadam ise teadvustaks endale, milliste riskidega nad seal tegelevad, millised ohud nende tegevusega kaasnevad ja kuidas neid minimeerida. Aktsiaselts TBT, mille terminal asub Muuga sadamas, on algusest peale rajatud ja arendatud lähtudes ainult ühest põhimõttest, see on ohutuse tõstmine. Ja praktiliselt ei toimu ühtegi liigutust, ühtegi tööprotsessi ega mitte midagi meie terminalis, mis ei oleks allutatud ja hinnatud just kõige karmimate kriteeriumite, ohutuskriteeriumite alusel. See on siis Euroopa Liidu ja ISO kriteeriumid. Kogu selle meie ajaloo jooksul me oleme investeerinud üle 100 miljoni euro ja põhiliselt võibki öelda, et see on investeeritud ohutusse. Kas või võtame need samad kuppeld, mis paistavad minu selja taga. Iga kuppel keskelt läbi maksab 4 miljonit eurot. Ja see on ladu, see on puhas ladu, seal ei toimu mitte mingit töötlemist ega midagi. Ja see on tehtud kuppelana ainult ohutuse pärast. Ja selge on see, et ka operaatorid ehituslikult, juhul kui tehakse uusi naftahoidmissisterne, siis ehituslikult juba tagatakse see, et juhul isegi kui seal sisternis peaks midagi juhtuma, siis see nafta ei voola mitte maasse, vaid seda sisterni ümitsevad betoonvannid, mis on siis tegelikult tagatud 1,5-kordselt selle kohusega, mis on seal sisternis. Selles mõttes küll nüüd elanikel ei tasu muret tunda, kõik seal sadama piirkonnas tegutsejad teavad väga hästi, mida nad teevad ja mida nad peavad tegema ja päästeteenistus kindlasti hoiab kogu sellel protsessil silma peal. Kui me peaksime täna kellelegi näitama oma sadamat turvalisuse ja poolest, siis siin karta ja ei ole meil midagi, vastupidi, me oleme ka leppinud kokku nii-öelda oma operaatoritega selles, et tagama peame seda täiesti väga kaasaegsete vahendite ja loomulikult ka sellega, et inimesed, kes elavad ümber sadama, oleksid väga teadlikud kogu selles olukorras.